sagedus konkreetses paigas tõuseb? Kuna ma olen kehastunud ja kasvanud vaenulikus keskkonnas, läbi selle koodi laiendanud ja valinud vaenulikkust oma ellu juurde, siis saan ma nüüd andestada. Andestada iseendale, andestada teadmatule. Vastutus lasub nende käes, kes on teadlikud või teadlikumad. Nagu lapsed, kellele on valmistatud liivakastid, kus nad saavad liiva loopida ja liivakooke valmistada, on elumänguruumis noored hinged, kes vajavad harjutamist, praktiseerimist. Vanad hinged on need, kes hoiavad nagu vanemad liivakasti ümber mänguruumi koos. Kui paigasagedus tõuseb, hakkab see tõmbama ligi madalamat sagedust. Tulevad kohale noored hinged, kes oleks hoitud ruumis oma praktiseerimisvajalikkuses. Nad vajavad kui järelvaatajaid ikka neid lapsevanemaid, kes liivakasti äärel neid heas mõttes turvavad. Kisamata vahele ära tee ei tohi. Võtavad nad äärmuslikel juhtudel lihtsalt mänguasja käest. Panevad pisikeseks pausiks pingile istuma, mitte karistuseks. Lihtsalt hingetõmbeks. Tunnetamiseks. Väljastpoolt liivakasti sisse kaemiseks. Et panna tähele, kui palju on ruumis mänguosalisi ja milliseid mänge mängitakse. Ehk hakkab sealt silma, millised on ümbritsevate inimeste, nende kehade vajadused. Ma ei räägi tahtmisest. Ikka ei räägi ma ihadest. Ma räägin vajadusest. Meie keha loomulik vajadus on tervenemine. DNA koodi tõstmine. Elutervete esivanemate mustri mäletamine. Teen väikse flipi meile. Taas mõnusaks looduspilli kaemiseks, viibuks prügihunnikutelt pilgu ära keeramiseks.